Tervitus kõik Eesti Discgolfi sõbrad, mina olen Tarmo, see on Discgolf Express ning olen teieni hetkel toomas siis 3. osad seeriast Õpetame algajad, kus siis hakkame täna siin osalema Discgolfi rajal täitsa mängu harjutama. Aga ennem kui me selle juurde asume, vaatame kiiresti üles, mis eelmistes osades juhtunud on. Alguses oled tagumisele ja siis kui sa hakkad nagu lükkad jalaga ja siis tuleb see ja et siis sa lükkad tagumise jalaga nagu enda keha raskuse esimesele jalale ja et siis tuleb see vise. Vaata korra, kui sa nagu niimoodi ja siis viskad. Sa ei pea nagu nii palju panema, et sa oled siin mingi kükkis onju. Sa tood ketta alla ja ketta saab siia ja siit ei ole nagu väga palju maad nii-öelda hoogu võtta, et mida rohkem tahapoole sa saad seda ketast tuua, seda rohkem on sul aega nii-öelda hoogu võtta. Oota, siin on nagu ruumi veel. Kas sa saad selle nagu päris siia tuua? Tere, Rene Andre jälle. Et pole ammu näinud, kuidas su vahepeal läinud on? Hästi. Et oled kõvasti trenni ka teinud? Jaa. Et mitu korda päevas? Võib-olla ühe korra. Ühe korra, aga iga päev? Mitte iga päev. Nii, ja millele sa trenni peal oled rohkem keskendunud? Puttimisele. Puttimisele, okei. Et täna hakkame siis mängima, et ühe tiiru peale, mis su rekord on? +7. +7, kas see oli võistluse peale, aga ma mõtlen, kui üks ring mängida. Aga ütleme, ühe tiiru peale siis +4 on sinu jaoks täiesti selline tavaline tulemus. Ma arvan küll. Okei. Noh, täna on meil ka sinu koolitajad kaasas, et loodame, et nad suudavad sulle näidata võib-olla selliseid asju, mille peale sa siin raja peal võib-olla mõelnud ei ole. Et lähmegi vaatame üle, mis meil koolitajad räägivad. Tervis, kutid! Tere, kutt! Et kes veel ei mäleta, siis esimeses osas oli meil Mikk, teises osas oli meil Lauri ja nagu me hetkel kuulsime, et noormees on puttimisega väga palju vaeva näinud. Mis sa sellest arvad? Kui ma siin nägin paar ringi puttimist, et täitsa jäi mulje, et midagi oleks nagu külge jäänud. See on väga suurepärane. Aga viskamist, kas sa jõudsid teda näha? Pärast nüüd või? Ei ole veel näinud, et ma huviga ootan. Aga nagu ta väitis, ta on puttimist ainult harjutan, nii et eks näis. Eks näis, täpselt nii. Et täna siis hakkame mängime ühe tiiru siin Vasalemma Discgolfi rajal ja vaatame, kas meil õnnestub tema mängule võib-olla mingisugust loogilisemat külge ka juurde panna. Samamoodi saame üle vaadata tema viskamised, tema puttimised mängu olukorras. Ja kui kaamera veel peal on, siis on väike pinge ka alati sees. Et Mikk, et mis on sinu ootused, mis sa loodad täna siit talt näha? Mida ma loodan näha või mida ma loodan, et ta kaasa võtab sellest? Ütlen mõlemad. No, ma loodan, et tal on ise kindlasti lõbus üldse kaamera ees mängida, et ta tunneb ennast vabalt, aga lõpuks ma loodan, et ringi lõpuks ta saab meilt sellised head nõuanded, et nagu targalt asi läbi mängida ka, et kui satub kuskile kehva olukorda, siis hoiad pea külmana ja lähed sealt edasi, mitte ei võta mingit 3 puuki või midagi sellist, et ma arvan midagi sellist. Ja Lauri, sina? Minu lootus on see, et tal tekib selline suhtumine, et iga situatsioon on õppimise koht. Ja nende tarkade sõnade peale ongi paras hetk hakata rajale liikuma. Et läksime. Go! Olemegi esimesel rajal, aga kuna sa nii-öelda põhimõtteliselt võitsid loosi, et siia koolitustele saada, on meie poolt ka sulle väikene kingitus tegelikult. Et sul oleks huvitav mängida. Et siin on sul kott mõne kettaga. Et siia saad puttereid panna ja et loodame, et see motiveerib sind veel rohkem mängima. Jep. Ja vaatame, mis sealt välja tuleb. No, parem. Jep. Tuo on hea mänguplaan. Mängiti 3. Ja ma olen 2 võtnud ka.
niimoodi, et viskasin vaata selle kahe nende puude vahele seal nagu ees. Siis lihtsalt puttisin sisse. Mis kaugelt? Ja. Eluputt oli või? Jah, kõige suurem, kõige kaugem putt. Ja sealt on lihtne, sealt mäe alt on lihtne. Lähedal. Mida sa tavaliselt teed? Tavaliselt ma teen, kas ma lihtsalt viskan sirgelt, aga see on niisugune mugav ketot minu arust, et sellega on hea, ma arvan, visata. See oli halb. Mis teistmoodi oleks pidanud tegema? Täiesti otse Oleks tahtnud? Täiesti otse. Libises käest ära või? Ei olnud, see oli see, et ma lasin vara lahti. See oli nagu, muidu ma oleks visanud siin kohas, aga viskasin siin kohas. Nagu käsi oli siin, nagu muidu oleks pidanud siin. Jaa. Mulle meeldis juba, aga mis see teine vise sul oli üldse? Korvi all. Ei, see siit. Teine visi, see vise. Mis sa teha üritasid? Ma proovisin sinna visata. Proovi, mis nagu valesti läks või? Mis ei tea. Üldjuhul, kui sa mäest üles viskad, siis pane julgelt nagu kas kõrgemale või võta lahjem ketas. Tal on võimalus vähemalt sellest künkast üles saada. Trippelmando ette visata. Trippelmando ette visata. Okei, ja selleks sa sihid kuhu? Mina ei tea, lihtsalt proovin. Ei, aga selles mõttes, et sihi, proovi selle puu pihta visata. Selle puu? Just, selle puu, mis on siin trippelmandost siin pool, ürita selle pihta visata. Sa ei pea üldse kiirustama, õhtu on pikk veel ees. Õhtu on pikk. Jaa. Mõned võtavad 30 sekundit pluss, mis ei ole muidugi lubatud, aga sa võid vabalt 20 sekundit siin mõelda. Ai. Hästi! Kaamerat oleks, ma ei tea, see oleks juba keskel, ma arvan. Pinges. I don't know why. Kutsume kõiki neid väikseid puusi terroristideks, sest et nad alati rikuvad meie viskad ära. Rikkus kõik ära. Jooks ees olnud, oleks vähemalt koorm, rollis ka veel veits. Ma arvasin, Lauri tuleb juba iigel. Iigel on see, kui 102 miinust, paar neljas. Hästi, see pöördi. Ei, ära mine alla. Jälle hakkab pihta.
hea tuju nüüd või? Ah, Kuidas kommenteerid seda? väga hea. Oli lahe. See oli lahe ju. Puu tagant ka veel. Ma ei tahaks otseselt nagu mingi visketehnikast siin rääkima hakatagi, sest platsi peal ma nägin, et sul visketehnika tegelikult on normaalne. See lihtsalt ei kandu üle nagu rajale või vähemalt täna ei kandu, ma saan aru, et kaamerad on siin igal pool ja kõike see võib närve ajada ja kaks treenerit ühe asemel on ju natuke teistsugune on ju. Et ma ei tea, kõige esimene asi, mis ma sulle ütleks, et võta, nagu ma rajale ütlesin, et võta lihtsalt aega. Sa ei pea minema oma ketta juurde ja järgmine sekund kohe viskama. Eriti just nagu mingil puisel metsasel rajal nagu see siin on. Vaata, mis liinid sul on. Mõtle, kuidas sa täpsemalt, kuidas su keha peab olema, kuidas su käsi peab olema ketta suhtes ja kõik. Ja siis tee oma vise ära, et sa ei pea kiirustama. Et ma arvan, et selle nahka sul läks võib-olla igal korvil üks vise peaaegu isegi, et võta nagu lihtsalt tuimalt rahulikult. Ja kui sa siis juba mõtledki, siis sa saad rakendada neid asju, mis me platsil tegime, et kui sa tahad haiserit visata, kuidas sul keha on, kuidas sul jalad on, kui sa tahad unhaiseris panna, kui palju sa tahad seda panna, vastavalt sellele, kui kaugel sul korv on ja milline lennutrajektoor on, et sa tead tegelikult kõike, sest me platsi peal tegime neid erinevaid ja sa nägid, kuidas need lendasid. Et ma ongi kõigepealt aeg maha ja siis mõtled selle tehnika peale, kuidas sa tahad visata. Ma ei tea, ma ei taha sulle rohkem nagu pead segaseks ajadagi hetkel. Võta aega. Drive'imisest nüüd rääkisime. Kuidas ringi pealt puttimisega tunne jäi? Hea. Tore. Sa enne mainisid ka, et sa oled putitrenni teinud päris palju. Kas sulle endal midagi tundus, et selle ringi peale nüüd, et midagi võiks teistmoodi teha või kui see järgmine kord? Okei. Nendeks paremini visata. Selles mõttes, et paremal positsioonil olla puttimise jaoks või? Jaa. See on kindlasti väga hea mõte. Aga puttimise enda puhul, et kui sa nüüd järgmine kord lähed putitrenni tegema, kas sa võtad midagi siit rajalt kaasa, mis oleks sinu jaoks oluline? Jaa. Ja mis see võiks olla? Ketas või mingi sükene asi. Okay. Seda ketta, millel on mun kõige paremini, mis on mu põhiketas. See sinu mõte, et puttimise jaoks paremas kohas olla, see on väga hea mõte, sellepärast, et ka siin rajal on palju korve, kus meeter ühel pool korvi on silemaa ja samal kõrgusel korviga ja meeter teisel pool korvi on kuristik või puu või midagi taolist, et lähenemistel seda arvesse võtta on väga mõistlik mõte. Edu igatahes. Nii, sedasi Reine Andre, et ongi treeningud läbi, et kuidas sa ise võtaksid selle kõik kokku? Väga hästi. Et said endale väikeseid võib-olla nõuandeid nippe juurde. Heaseid nippeid. Ja ma loodan, et sa kindlasti jätkad kõiki nende asjade tegemist, sest kõik nõuanded olid ju väärt nõuanded tegelikult, et ütle, et kui sa plaanid kunagi professionaalseks sportlaseks saada, ja oled kuskil Soomes otse ülekandes või kusagil USA-maal, et kas sa siis Mikule Laurile ka tervituse saadad? Jaa. Hooaja lõpuni tegelikult ei ole palju aega jäänud, et kas sa arvad, et näiteks septembrikuu lõpuks, kas sa suudaksid siin võistlusel võib-olla 0 peale mängida? Ma arvan küll. Väga loodame ja näeme rajal. Ja siis kõigile meeldetuletuseks see, et kui teile meeldis, mida Lauri ja Mikk siin tegid, kui sulle meeldis, kuidas nad õpetasid, siis leiate nende kontaktandmed ilusti videokirjeldusest ülesse ja võite julgelt nendega ühendust võtta, et kindlasti nad aitavad suurima hea meelega. Näeme järgi kord. Bye!